Head televaatajad, te vaatate Telerit TV-d. Kui viimasel ajal räägitakse palju, et muusika kolib netti ja plaate pole enam kellelegi eriti vaja, siis me järgmises loos näitab Heti Tulve, et tulevik võib muusikas hoopiski kuuluda vinüülplaatidele. Oleme jõudnud Tallinna kesklinnas sellisesse väiksesse huvitavasse kohta nagu vinüülplaatide koduklubi, kauplus, fännide väikene pesa. Siin on nii kodune, et siin tuleb suisa saapad jalast ära võtta, et asi veel hubasem oleks. Aga lähme piilume, et millega siis päris täpselt tegu on. Kas see koht on nii hubaseks tehtud sellepärast, et vinüülplaatidel oleks siin mõnus olla, et tegu on siiski väga väärtusliku kraamiga? No üks praktiline põhjus on eelkõige esmalt, et kogu seda vaipa üles kiskuda oleks olnud nii tülikas. Ja siis mõtlesime, et miks mitte siis inimestel ka soovitada jalast ära võtta, et kui inimesel on kiire, elu on kiire, ta tuleb siia, aga kui sa juba teed selle žesti, et sa võtad jalanõud ära, siis sa automaatselt rahuned, sa tunned et sa oled sõbral külas või enda kodus, võtad aja maha ja siis on aega ka plaate otsida. Kas heli tuleb siis kuidagi natukene kvaliteetsemalt ka või teistmoodi või antiiksemalt või väärtuslikumalt vinüülplaadi pealt, kui ütleme iTunesist tõmmatud arvutisse? Et kui seda heli kuulata, siis see on natuke selline mahlasem tundub kuidagi kohe, et selline rohkem natuke nagu live. Jah, et vinüülplaadilt sa saad kätte selle soundi, mida artist tahtis edasi anda publikule. Ja hea on ka see, et kui sa kuulad vinüüli, siis sa kuulad võib-olla ära terve albumi. MP3-dega sa paned omale playlisti kokku ja ei teagi, mida muusik tahtis öelda tegelikult. Vinüülplaat on tegelikult oma väärikuse astmelt või sellisel unikaalsuse astmelt samasugune nagu vana käsitsi tehtud mustvalge foto. Et temaga toimetamine on väärikam, mõnusam. Teda on rohkem käes, pilt on suurem ja kujundused on tegelikult plaatide puhul väga olulised tihti peale. Ja muidugi nagu eelnevalt mainiti, heli on teistsugune, aga see sõltub ka sellest, et millega kuulata seda vinüülplaati, et sul peaks olema siis korralik gramofon ja lampuimendi näiteks, siis tuleb see ilu kõik välja. Kui paljud tänapäeva Eesti artistid vinüülide peale omal muusikat välja annavad? Kas üldse selliseid asju tehakse enam tänapäeval? Ka tehakse ja Metsatöll on teinud ja siin on Chalice'il on minu arust siin samas kuskil olid singlid, kohustuslikud singlid ja siin samas seina peal. Aha. Ja Stella on siin kirjutatud ja eks see ole niši värk selles mõttes, et on ju tore teha midagi sellist, mida keegi teine massiliselt ei tee, aga kui ühel hetkel hakkavad kõik need singleid välja andma, siis nad mõtlevad midagi muud välja. Mingi muu purgiuhisse muusika panna, et oleks omanäoline. Mis teid vinüülide juures kõige rohkem võlub? Kas see, et te saate seda plaati käes hoida või see, et te leiate selle plaadi, mida te olete ammu otsinud, siis muusikat saab igalt poolt mujalt ka kuulata, et miks te just vinüüli pealt seda eelistate kuulata? No nagu ma ütlesin alguses ka, et see on samasugune tunne nagu mustvalge foto ja värvifoto vahel, et tal on mingi selline tabamatu fluidum on juures. Ma ei oska ütelda, mis asi see on. Võib-olla see, et sealt saab tolmu pühkida pealt enne kuulama hakkamist. Kas neid tuleb hooldada ka kuidagi teistmoodi, kas ajahammas võib vinüülile haiget teha? No nendega tuleb jalutada täpselt samamoodi nagu koeraga. Et aeg-ajalt grammofoni peal paar tiiru lasta teha? Just. Mis te siin poes veel toredat korraldate? Ma vaatan, et teil on siin mängimiseks vajalik atribuutika, et kas te korraldate siin mingid muusika kuulamise õhtuid või väikseid pidusid või miskit? Mende jaoks oleme ikka kindlasti teinud, jah. Natuke ka teiste jaoks. Et meil oli üks nädal, kus me tutvustasime 60-ndate muusikat, kus käis näiteks Janno Sõõbin rääkis, mis ta arvab asjast, tema andis need beat-piraadid välja ja siis käis ka Virmaliste bassimees Timmermann on ta nimi ja tema on siis ainuke, kes oli Virmalistest veel elus, teised olid kõik juba manale teele läinud ja siis tema rääkis, et kuidas tol ajal mis tehnikat kasutati, kuidas see bändi sisekliima oli ja kuulasime ka muusikat ja nii, aga tahame teha küll siin ka selliseid DJ õhtuid võib-olla, kuidas DJ'd näitavad noortele huvilistele, et kuidas plaate mängida ja miksida ja kuidas mikserpult ja grammofoni üldse kasutada. Kas sa arvad, et tänapäeva noored väärtustavad ja saavad sellest vinüüli sellisest erilisest aurast aru?
Tegelikult ma arvan, et isegi vist nii väga ei saa, sellepärast et võiks nagu olla küll rohkem nagu respekti just DJ-de vastu, sellepärast et tegelikult kõik arvavad, et see on maailma kõige lihtsam ja lõbusam töö, aga siin on nagu palju muid asju ka, nagu see lihtsalt, kui sa tahad alustada mingi nullist, nagu sul läheb nagu lihtsalt nii palju raha selle peale, et sa pead midagi välja mõtlema nagu. Aga samas see toob sulle nii palju rõõmu tagasi. Jaa, see kindlasti selles mõttes, et nagu see on haigus selles mõttes, et see, kui sa oled kunagi juba selles nagu nii sees, sa ei suuda enam, kui sa juba armastad muusikat, nagu ma ei usu, et sa kunagi nagu lihtsalt niimoodi ära jalutad nagu. Et ta murrab su südame ja sa vihkad teda elu lõpuni. No seda ka kindlasti, jah. Milline on teie kõige väärtuslikum plaat, mis teil siin plaadi kodus on? No meil on näiteks Janis Joplini esimene plaat on seal üleval kohe, selle esimese plaadi taga. Kas see on teie Wall of Fame või? Ei ole, aga see on lihtsalt hea teada, et selline plaat on. Kas te tunnete, et teil on teinekord vaja siiski inimestele rääkida vinüülist tutvustada, kas vinüül on unustatud vana hea või kuidas te ise praegu hindate vinüülplaadi positsiooni? Ma arvan, et kuna CD on jäänud MP3 ja vinüüli vahele surema ja kaob, siis vinüül ikkagi tõuseb ja need, kes on kuulanud muusikat kogu aeg, ka nende jaoks ei ole vinüül kunagi unustuste hõlma vajunud, et ta on ikka alati olemas olnud, aga nüüd võib-olla annab ennast laiemale publikule märku lihtsalt uuesti. No vaat sellised olidki meie tänased lood. Aga kui teil endal on soovi kedagi või midagi Teler TV's näha, siis andke sellest meile julgesti teada aadressile teler@teler.tv. Enne saate lõppu tuletan veel meelde, et kuni homse hommikuni on viimane võimalus osaleda meie saatejuhi konkursil. Kui sul on vanus 17–25 eluaastat ja arvad, et su tulevik võiks olla seotud televisiooniga, siis saada oma elulogirjeldus ja foto aadressile saatejuht@teler.tv. Nii et homme ehk reede kell 12 kukub kell ja siis ei ole mõtet enam meile ankeete saata. Muuseas, järgmisest nädalast on Teler TV eetris hoopiski pühapäeval ja meie saade on ka natuke teistsugune, sellepärast et nüüdsest teevad meiega koos lugusiga meie tublid konkursil osalejad. Nagu te näete, oleme me täna siia stuudiosse kutsunud ka külalise. Tere, Maris! Tervist! Ma kuulsin, et Weekend EE-l on tulemas suur ja raju sünnipäev sellel laupäeval. Sa oled kuulnud täiesti õigesti, et siis laupäeval tähistame Hollywoodis oma sünnipäeva. Teemaks on Retro Night ja see on stiilipidu. Ehk siis kõik külalised on oodatud kostüümides. Ja teemaks on lapsepõlve lemmikangelased, telesaadetest, multifilmidest, kust iganes. No mina olen ka alati seal Weekend EE-l käinud ja vaadanud väga paljude ürituste pilte, ja see on kõik väga lahe, et kuidas üldse Weekendil sellel aastal läinud on? Weekendil on läinud väga hästi. Nagu sa ütlesid, et käid vaatamas alati pärast pidu pilte, et niimoodi teevadki enamik inimesi ka neid, kes ei käi ise pidudel. Jäävad samamoodi vaatamas, mis on toimunud. Kas teie sünnipäevast võivad osa võtta kõik inimesed? Ja absoluutselt kõik on oodatud ja eriti on oodatud kostümeeritud külalised. Ja pidu toimub siis Club Hollywoodis ja selle laupäeval. Just nii. Nüüd meie omalt poolt võime öelda, et Teler TV läheb kindlasti seda tantsu ja tralli vaatama. Uudisena tahan ära märkida ka selle, et meie saatejuhi konkurssi pilte saate varsti ka vaadata weekend.es ja siis teha oma valik, kes meie tiimiga kõige paremini sobib. Ja ongi kõik, me kohtume taas nädala aja pärast, nüüd siis pühapäeval, käige ära ka meie kodulehel teler.tv. Tšau!